nüüd pärast kohvipausi me jätkame meie Eesti ühistute edulugudega ja kui me hommikul arutasime siin Roometiga, et kus see foto oli tehtud, mis esimesel slaidil paistis, siis me saamegi sellel fotol asuva objekti ja organisatsiooni kohta, Farm in Productions OÜ kohta kohe rohkem informatsiooni. Ja teema on siis õlikultuuride töötlemise tehas ideest teostuseni. Palun, Jaan Metsamaa. No nii, tere ka minu poolt. Kõigepealt ütleksin, et kõik eelkõnelejad, kes siin on rääkinud, siis neil kõigil oli väga pikaajaline ühistulise tegevuse traditsioon, ühistulise tegevuse kogemus. Minu ettekanne puudutab nagu väga lühikest perioodi, et nagu näete, ideest teostuseni ja nagu erinevus on sellest, et idee on nüüd olnud küll, aga ega toodanguni veel jõutud ei ole, et jõuame järgmisel aastal, et natuke erinev. Kus meil see idee siis tuli, tähendab, et teha nagu rapsikoogi või õlitöötlemise tehas, et tegelikult tuli ta ju põllumeestelt, piimatootjatelt iseendalt, et Farm in on selline tulundusühistu, kes ostab meie põllumeestele sisse lisasöötasid, need on eelkõige siis rapsikook, mais, rott, sooja, et selle sisseostu maad on väga erinevad, et neid tooteid ostetakse Eestist, Lätist, Leedust, Ukrainast, käesoleva aastal Venemaalt kui mitte, aga seda kõike on läbib üks niisugune ühine joon, et nende kvaliteet on erinevatel maadel väga erinev. Siin proteiin kõigub 30–37-ni, niiskused täpselt samamoodi, et mina isiklikult väga niisket ja vett ei tahaks osta ja selle eest palju maksta, et tahaks oma loomadele omas farmis sööta stabiilse kvaliteediga ja ka võimalikult stabiilse hinnaga sööta. Piimatootja müüb oma kasvatatud rapsi õlitehasele vastusaaks kvaliteetse rapsikoogi ja õli müüakse siis parimale pakkujale. Farmi inimesele kõige tähtsam ongi see kvaliteetne rapsikook ja loodame, et oma tehasele saaks ka parima hinnaga müüa ka rapsiseemet, et põhimõtteliselt, kus meil täna rapsiseeme siin Eestis läheb, kas ta läheb Verolisse või läheb laeva peale, igale poole on vaja vedada, et praegune tehase paiknevus Imaveres on täitsa Eesti keskel, äkki see transpordiraha jääb meie taskusse ja saame nagu selle põllumeestele nagu välja maksta. Ja kindlasti iga tootmine peab kasumit tootma ja ka see meie tootmine, et kuna tänasel päeval kõik omanikud, osanikud on põllumehed, põllumeeste ühistud, siis see lisandväärtus, mis sealt tuleks, lähekski põllumeestele. Ja asukoht, et lähipiirkonna põllumajandusettevõtja võimaluste suurendamine, et terminal on 15 000 tonni, et seal saab peale rapsi ju hoiustada ka teravilja ja kui Eestis on hea teraviljasaak, nii 1,5 miljonit tonni aastas, siis augusti hinnad on 125–130 eurot tonn. Kui Eestis on kehv viljasaak, siis on need oluliselt kõrgemad ja kindlasti on parem müüa teravilja suuremate partiidega ja loodame, et ka sealt võiks tulla väikest boonust.
tehase edukaks käivitamiseks on põhimõtteliselt loodud ju head eeldused. Meie liikmed, kes kuuluvad ühistutesse või on Varmin Productioni liikmed osamaksude sissemaksmise näol, nad toodavad hinnanguliselt 50 000 tonni rapsiseemet. See on Eesti mõistes päris suur kogus. Liikmetel on 32 000 piimalehma. Liikmete rapsikoogi vajadus 2000 tonni kuus. Ja ka rapsiõli müük ei tohiks probleem olla. Nüüd mõningad andmed ka tehase kohta. Rapsiseemne töötlemise võimsus 42 800 tonni aastas ehk 3900 tonni kuus. Nüüd võrdlevad, et konkurent Verol siis on 150 000 tonni. Ja kui me need kaks mahtu kokku liidame, siis saame päris niisugune ümmarguse summa ja võib öelda, et see loob eelduse, et kogu Eestis kasvatatud rapsiseeme on võimalik ära töödelda Eestis. Kui palju sealt rapsikooki tuleb, siis 26 540 tonni aastas ehk 2400 tonni kuus, et päris suur kogus, et jätkub paljudele põllumajandusettevõtetele. Rapsiõli kogus samuti kirjas ja kuine kogus samuti. On ka kuivati, et kuivateid on muidugi viimasel 2 aastal Eestisse kerkinud nagu seeni, tähendab, et loodame, et ka meie kuivatile mahtu ja huvilisi jätkub ja eks see on nüüd liikmete otsustada, kui palju nad meie kuivatisse vilja toovad ja kõik põllumajandusettevõtted on oma vilja ja rapsiga oodatud. Kuuste-eas annab ka võimaluse töödelda erinevaid õlikultuure, linaraps, soojapäevalill. Ja tahame ka luua maheda õlikultuuride töötlemise võimaluse. Ja nagu ma ennem juba ütlesin, et teravilja osas loob eeldused, et koondada teravilja Imaverre ja siis suuremate partiidega edasi müüa laevadele ekspordiks. Nüüd mõni sõna, et kus see Varmin Production alguse sai või asutatud siis 15. aastal ja oligi eesmärk selline terminal ja tehas ehitada. Et 2016. aastal detailplaneering kehtestati ja loodi eeldused tehase püstitamiseks. Oleme ka taotlenud PRIA-st raha ja saanud ka tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse 2017. aastal ja summa on ka siin kirjas, et summa on päris suur. Täna peab ütlema, ühtegi raha veel sealt laekunud ei ole, aga taotlus läheb lähiajal nagu tehtud tööde osas minema. Tehase ehitustööd nüüd algasid 2017 detsembris. See on esimese etapi ehitustööd, mis hõlmasid siis terminali, kuivati osa, kaalumaja, laborit ja kommunikatsioone siis tehase hoonele. Ja täna võib öelda, et detsembris 2018 peaks esimene etapp lõplikult valmis olema. Siin on ka väike illustreeriv pilt, kuigi siin pilt on juba täna olnud, et see on nagu veidi värskem lihtsalt. Aga näha on, et tööd käivad veel. Mõni sõna ka sellest protsessist, et see protsess on olnud väga pikk ja
ma kirjutasin siia, et tegijale juhtub nii mõndagi, et selle asjaga on juhtunud kõik võimalikud asjad minu meelest, mis üldse juhtuda saab. Et algas pihta sellega, et algselt oli tehas planeeritud Põltsamaale, aga kui läks avalikustamiseks, siis kohalik elanikkond hakkas leidma, et see tehas neil seal hästi ei sobi, et on valgusreostus, mürareostus ja tegemist oli suhteliselt sellise inimesega, kes oma jonni ei jätnud ja vaadates selle protsessile peale, siis oli targem sealt ise ära kolida ja minna uude asukohta. Nüüd praegult võib öelda, et võib-olla see oli üks esimene pääsuke, et kõik asjad, mis Eestisse tahavad tulla natuke suuremad või kuhugi teha tahetakse, siis ollakse vastu, tähendab, et võib öelda, et see Põltsamaa meie tehas oli üks esimesi pääsukesi, nüüd on tulnud siin tselluloositehas, kanalad ja ma arvan, et see rodu hakkab siin, mida aasta edasi, seda rohkem seda tuleb. Et kõik me tahame, et Eestil läheks hästi, aga samas me ei taha siia ei ühtegi tööstust ega töötlevat ettevõtet, et kus meil see raha siia ikka Eesti riiki tuleb, kui me ise ei tooda ega ei töötle midagi. Järgmine ebaõnnestumine, et valisime oma finantseerimise partneriks Versobanga ja jama, et pidime nädala aja pärast raha kätte saama, äkki võeti pangal litsents ära ja raha ei tulnudki. Ja uut partnerit ka ei olnud. Ja tegelikult ehitusleping sõlmitud ja tõehetk, et kust see raha leida ja kust ruttu leida. Et õnneks oli olemas niisugune võib-olla Eesti turul natuke uuem pank ja Coop Pank, kes tahtis võib-olla natuke endale ka nime teha ja põllumehe sõbralikuks ennast ja maainimese sõbralikuks teha ja ikkagi tegi otsuse, et hakkab meie ettevõtmist finantseerima. Et võib öelda, et aitäh neile, meil mingeid tutvusi ega midagi ei olnud ja üldiselt suhteliselt ruttu nagu reageerisid ja aitasid meid kõige suuremast hädast välja. Sellest veel vähe, et selle aasta oktoobris jõudsime siis nii kaugele, et peatöövõtjaga tuli ehitusleping ära lõpetada. Et kui me lepingu sõlmisime, leppisime kokku, et esimene etapp võiks valmis olla 1. augustis, mõlemad pooled kirjutasid ilusti alla, aga meie oma rahalised maksed oleme ilusti täitnud, teine pool, kes pidi selle kõik ilusti valmis ehitama, ei suutnud seda teha. Ja oktoobris siis kannatus lõpuks katkes ja nagu see leping peatöövõtjaga lõpetati. Aga kindlasti asja teeb jällegi keeruliseks see, et kui sul on mingisugune kokkupuude PRIA-ga, siis tegelikult PRIA-l on omad reeglid ja tegelikult selliste tööde jaoks peab olema peatöövõtja, kus kõik rahad peavad läbi peatöövõtja käima ja selle vahetamine nõuab jällegi aega, peab teavitama ja jällegi venib protsess, et ei ole lihtne see elu. Ja tegelikult, mis ma nagu kokkuvõtteks tahaks nagu öelda, et kogu see protsess on olnud keeruline, on olnud vahepeal finantsiliselt keeruline, mida iganes, aga ühiselt on nendest muredest nagu üle saadud ja kui on vaja olnud, on ka lühiajaliselt panustatud ja kõige keerulisemad asjad on ületatud. Tahakski öelda, et eesmärgini viivad ainult ühised huvid, ühised kindlad eesmärgid
ja kindlasti, et see tehas kui selline käima läheks, siis see eeldab kõigi meie liikmete ja kõigi põllumajandusettevõtjate ühist huvi, ühist koostööd, et iga tootmise aluseks on ju tooraine olemasolu, et see tooraine jõuaks sinna Eestist, see töötlemise lisandväärtus jääks Eestisse, et see tehas käivituks hästi, et see kasum, mis sealt teenitakse, et see jaotuks põllumehele. Ja kindlasti on veel üks läbiv sõna kogu sellele asjale, et kõigi partnerite vahel peab olema usaldus, et ilma usalduseta koostööta ja niisuguste läbivate sõnadeta on väga raske ühte ühistulist tegevust käima lükata. Ja toonitan veel kord, et Varmin Production tänaste omanikega on puhas põllumeeste ühistu ja teenib ainult põllumeeste huve. Et missugused võiks olla siis edasised plaanid. Et esimene etapp on valmis, põhijoonet, kus seda rapsi pressima peaks hakkama, seda ei ole veel. Et see tuleb ehitada. Ja tänasel päeval oleks reaalne siis märtsis 2019, et loodame, et seda ehitab meil niisugune Eestis tuntud suur ehitusfirma, kes peab tähtaegadest kinni ja me saame selle tehashoone valmis täpselt selleks ajaks, kui sinna jõuaksid ka esimese liini seadmed. Esimese liini paigaldus ja proovitootmine on tänasel päeval mõeldud juuni 2019, aga kõigil asjal on ikka jälle agad, et eks meil selle finantseerimise osas me ikkagi loodame, et selle tehase omanike ringi liitub veelgi põllumajandusettevõtteid, ühistuid, et ma arvan, et me oleme kõigile põllumajandustootjatele väga avatud ja ootame, et nad meiega liituksid. Ja teine, kolmas liin siis võiks olla alates siis 2019 detsember, jaanuar. Et võimalikud arengud tulevikus. Mina ütlen, et eesmärgid peavad alati olema natukene võib-olla suuremad, kuhu sa praegu võib-olla küünid, et tuleb vaadata ka pikka pilti. Et kui me vaatame põllumajandustootmist, siis tegelikult ühe aasta järgi ei saa ju hinnanguid anda, et sinu ettevõtte stabiilsuse ülevaate annab ikkagi nagu periood 5 aastat. Et ma arvan, et tulevikus võiks seal Imaveres olla õlirafineerimine ja ka rafineeritud õli panek siis pudelisse ja ka müük lõpptarbijale, et siis saaks põllumees osa siis kogu nagu ahelast. Ja miks mitte ka oma jõusõidutehas, et täna on ju selles omanike grupis ju ikka suurem osa nagu piimatootjaid, kes ühtepidi ju tarbivad ka jõusööta. Et Eestis on, ma arvan, et jõusööda tootmisele ikkagi võiks ruumi olla, et on olemas ju siin Scandagra tootmine, siis on Pro grupi tootmine ja väga palju tuleb ju Lätist meile sisse. Et miks mitte tähendab kasutada ära seda asukohta Kesk-Eestis ja selle asukoha ümber on ju väga suured põllumajandusettevõtted, loomakasvatajad, et miks teda vedada siia-sinna.
tänan tähelepanu eest. Suur aitäh Jaan Metsamaale. Minul oli 2 küsimust, aga mõlemad Jaan vastas juba ära, et esimene õli ja kook peaks tulema 7 kuu pärast ja teine oli siis see, et kõik, kes soovivad selle tehasega ühineda, uks on neile avatud. Täpselt nii. Kas on saalist härra Metsamaale küsimusi? Palun, mikrofon. Aitäh, et kõigepealt tahan öelda, et väga hea ettekanne oli, aitäh, ja võib-olla tahaks lisada siia juurde, et esineja tutvustamisel öeldud, et Jaan Metsamaa on ka meil aasta põllumees. Mis näitab seda, et koos on võimalik ka ikkagi ise välja paista. Aga et kui ma vaatan sealt slaidi, siis on seal Farm-Inni logo ja on OÜ Farm-In Production, et sa oma ettekandes rääkisid just sellest ühisest tegevusest, et kui palju sellest OÜ Farm-In Production kuulub ühistutele ehk ühistusele omandusele ja kui palju siis eraettevõtetele? Et Farm-In või selles productionis on siis põhimõtteliselt võin üles loetleda siin ühistut nimeliselt E-piim, kes istub saalis, Rakvere piimaühistu esindaja istub saalis, Eesti põllumajandus Rapla ühistu, siis Saaremaa piimaühistu, Tõnut ei ole, aga esindaja nagu on, ja siis Metsaküla piim, et nende peale on nagu moodustatud holding, kes nagu haldab seda kooslust, ja siis on 11 tava põllumajandusettevõtet, kes on panustanud rahaliselt ühistusse või Farm-In Productioni ehitusse ja arengusse. Protsente tahad kuulda või? No jah, et kui see on võimalik öelda, siis see peaks ju olema avalik info. Ja see on avalik info, äriregistrist saate kõik vaadata. Nii. Et ega seal saladust ei ole, ma ütlesin, et kõik on põllumeeste oma. Aga et ikka ennast rohkem tegemistega kurssi viiksite, vaadake äriregistrist, kellel huvi on. Nii, kas on veel härra Metsamaale küsimusi? Palun andke käega märku. Mitte, et ma ei tea, aga... Paistab, et ei ole. Ja nüüd ongi siis see koht, kus ma tahtsin öelda, et Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koos ju Maalehega täpselt 6 aega tagasi kuulutasid Toompeal lossis Jaan Metsamaa ju selle aasta põllumeheks. Nii et Jaan, suur tänu sulle kõige eest ja väike mälestus ka selle eest. Aitäh, kingitus! Tänase konverentsi teema, tuletan jälle meelde, on läbi ühistulise tegevuse konkurendist partneriks. Ja meie järgmine ettekanne ongi väga lähedane sellele teemale. Ühistute omavaheline konkureerimine takistab liikmete huvide eest seismist. Ja selle peab meile piimandusühistu E-piim juhatuse esimees Jaanus Murakas. Palun. Tere pealelõunat kõigile. Hea meel näha, et saal on meil rahvast täis. Täna on palju räägitud koostööst ja kuidas minna edasi, mis on headel ühisturiikidel meile ette näidata, arenenud riikidel, Iirimaa, Hispaania, ja mis on meil siis teistmoodi. Jah, Pahur võttis mul sõnad suust, et viimase ettekande pealkiri peaaegu kattub konverentsi teemaga. Ja jah, eks me kordame siin neid vanu tõdesi ja kordame ja defineerime seda olukorda, kus me oleme. Aga mõnes kohas oleks võinud võib-olla sedasi liikumine olla kiirem, kui ta on olnud.
kuid eelmine ettekandja Jaan Metsamaa näitas, kus ikkagi ka tühja koha pealt ühistud panid õlad kokku, nagu ikka, kapitali on alati vähe, aga kuidagi, kui väga tahta, siis ikka asjad liiguvad edasi, võib-olla väikse hilinemisega, aga on võimalik ikkagi tulemusi saavutada. Jah, eks ta nii on, et väga paljud ütlevad, et tehke midagi ära, siis me tuleme ka juurde. Et hea, et on ühiskonnas ikka neid julgeid, kes julgevad riskida ja midagi ette võtta. Jah, eks Eesti põllumajanduses ja Eesti piimanduses on tõesti nii, et rasked aegud on palju nähtud. Nagu Iirimaa näitel nägime, me ei ole ainukesed, et Iirimaa ajalugu on tõesti ka väga niisugust filmitsenaariumit väärt, milline on olnud piimatootjate ja põllumeeste elu läbi viimaste aastakümnete. Ja kuidas ennast siis tugevamaks muuta ja kuidas siin turul paremini vastu pidada, ega neid asju, mida me ise muuta saame, ju palju ei ole. Energiahinnad tulevad, neid me ei muuda, turgu me ei muuda ja eks me saame teha seda, mis on meie otsused. Ja ühistegevust me teeme ju kõik oma liikmete huvides. Ja täna on palju sellest räägitud, et piimandus on mahuäri ja mitte ainult piimandus, aga piimandus on eelkõige väga suur mahuäri, kuna vajab väga suuri investeeringuid. Ja siis loomulikult konkurentsis püsimiseks on vaja mahud ühendada, kogemused ühendada, teadmised ühendada, et oma liikmete huve paremini kaitsta. Me nägime siin slaidide peal ka, kuidas on ühistute osakaal eri riikides piimanduses. Jah, arenenud piimandusriikides, kus farmeril on stabiilne, kindlam tunne, kus on võimalik isegi piima hinda fikseerida, on ühistute osakaal turgudel 50 kuni peaaegu 100%. Ja farmerid ise kontrollivad siis lisandväärtusühistuid ehk siis tootmisühistuid ja ühistute ühistuid, omavad kaubamärke, eksportvõimet. Siis meil on asi siin Baltikumis natuke veel teistmoodi. Me täna enam ei saa rääkida võib-olla ainult Eesti turust, et toorpiima müük käib üle Baltikumi igapäevaselt. Et piimatsüsterne on kõik näinud, kes on Lätis odava õlle järgi käinud, need sõidavad ühtepidi ja teistpidi. Ja meil tõesti on ju Baltikumis nii, et piimanduses nii-öelda töötlevaid ühistuid või lisandväärtusühistuid on tõesti ühe käe sõrmedel üle lugeda, kuid samas on siis suur hulk varumisühistuid, kes on ikkagi kohalikus mõttes ka suure kogusega 50 kuni 300 tonni piima päevas, kuid kui me ikkagi globaalselt tahame konkureerida, siis selge see, et selliste mahtude pealt ei ole nagu võimalik väga suuri arenguhüppeid ja teha, et lisandväärtusahelas edasi liikuda ja kõikidele maailmast tulevatele väljakutsetele vastu seista või järjest keerulisemaid ja kallimaid tooteid arendada, nii nagu ka Iirimaa näide on, et täna farmerühistud toodavad lastepiimatooteid, mis on siis kõige kasumlikumad. Jah, veel kord see näide, et piimandus on mahuäri, me ei saa sellest üle ega ümber, kui me mahtusi kokku ei pane ja mahtudega efektiivsust ei saavuta, siis kuskil teises lülis seda puuduvat tulu tagasi teenida või kadunud efektiivsust tagasi teenida on praktiliselt võimatu. See on nagu 100 meetri jooksus, et ma stardin siis, kui teised on juba 10 meetrit jooksnud. Ega ma siis vinissi joonel kedagi ikka kindlasti kinni ei püüa ja see on ka mõttetu. Et algusest peale tuleb ikkagi õigeid asju teha õieti ja täna on siis see meie puudus. Et läbi mahtude ühendamise on võimalik siis saavutada nii efektiivsus, investeerimisvõime ja ka ühendada kompetentsid ja teadmised, mis erinevatel ühistutel on. Kahetsusega vaatame neid arenenud riikide piimandusi, kellel ei ole vahel olnud seda 50 aastast okupatsiooniaega, Nõukogude Liidu okupatsiooniaega,
aga ega see nutmine kuhugi edasi ei vii. Täna on vaja meil kõvasti pingutada, et järgi jõuda. Kadedusega vaatame siin tõesti niisuguseid väga efektiivseid suuri ühistuid, mis vaatamata ülisuurtele liikmete arvuga, nagu Arla, kelle liikmed asuvad 6 riigis. Jah, see on väljakutse, kuidas nagu Varmerile lähedale püsida, kui liikmed räägivad eri keeli ja on 6 eri riigis, aga suudetakse seda ikkagi juhtida. Või Fonterra Uus-Meremaal, kus me näeme, et ühistud on saavutanud sellise taseme, kus nad oma investeeringuid juba saavad teha võlakirjade emissioonide läbi, nii nagu riigid emiteerivad väga soodsaid võlakirju ja ei pea mõtlema, et kust raha saada, et Imavere õlitehas valmis saada. Et ühistud on saavutanud sellise rolli, et kriisiaegadel ühistu ise laenab oma liikmetele raha, liikmete jätkusuutlikkus on garanteeritud. Lisaks ka väga mõtestatud riiklikud poliitikad nii Iirimaal kui Uus-Meremaal, mis kõik on seda toetanud. Nii et ajab kadedaks ja meil on, mille poole püüelda, on mida järgi teha. Eks seega tänase päeva mõte, et need maailma paremad praktikad meil siin lahti rääkida. Jah, eks me peame kogu aeg mõtlema, et miks me seda kõike teeme. Me ju kõik teeme seda liikmete huvidest lähtuvalt, kui kõik ühistud arvavad, et ma ikka teen seda paremini kui keegi teine. Ja varumisühistutest on võib-olla, kui osad üritavad ikkagi teha sellist arengut, investeerida, kuid väga palju see jääb see nagu diilitamiseks, et keskendutakse, kuidas saada paremaid kokkuleppeid ühe või järgmise kuu piimahinna osas ja on selline lühiajaliste kokkulepete sõlmimine, sinna läheb kogu see energia. Nagu öelda, et siis, nagu näha on maailma praktika järgi, et see ei ole efektiivne, et tuleks ikkagi väärtusahelat pidi üles minna. Võib-olla on meie probleem ka see, et on liikmete vähene teadlikkus või me ikkagi ei kaasa piisavalt liikmeid, et liikmeid informeerida, et ühistute juhtkonnad mõtlevad, käivad siin konverentsil, nagu teavad vastuseid või peaksid teadma vastuseid, aga liikmetel on palju küsimärke. Ise me keskendume liiga palju just niinimetatud konkurendiks olemisele, vahest isegi ka vaenlaseks olemisele, mitte partneriks olemisele, seega tänase konverentsi pealkiri. Ilmselt tuleb meil kõigis endas rohkem suuremeelsust leida, peeglisse vaadata ja teha asju paremini, kui me siiamaani oleme teinud. Ka poliitilised meetmed ei ole tegelikult meil soosinud ühistute konsolideerimist, seda on räägitud ministeeriumist erinevate ministrite suust väga palju aega, aga seda rohkem me üllatume, kui ühistu konsolideerimise eesmärki täidev meede tegelikult lõppkokkuvõttes saab sellise redaktsioonilise kuue, et hoopis ühistutel on kasulik eraldi olla, vastasel juhul nad ei saa mingit toetust. Et need toetarühma meetmed on meil niimoodi olnud, et eesmärk on üks, preambul on üks, aga kuidagi kogemata rahastatavad tegevused mitte ei soosi seda, aga kohati võivad isegi takistada. Ma arvan, et see on ka meil sotsialisti ajastu jääk, et meil on üks infomüra ja ka pahatahtlikku informatsiooni palju, et selline tihti on sellist nagu vastandumist palju, eks meile näitavad ka meie eliidid, erakondade juhid seda ette, kuidagi vastandumine, eriti nüüd, kui meil on mõne kuu pärast parlamendivalimised, siis saame me seda juba praegu lehest lugeda, kuidas tundub, et vastanduda ja näpuga näidata on lihtsam, kui mingeid ettepanekuid välja pakkuda. Et kuidas siis edasi? Nii nagu räägitud, vaja ikkagi tekitada rohkem diskussiooni. See on see vana jutt, et ikkagi tuleb rääkida, tuleb hakata rääkima, kaevikutes ei tasu olla. Tuleb rääkida ja küsida. Ma arvan, ikkagi infovahetus peaks olema
meil ei ole ju liikmeid täna nii palju, et meie piimandusstruktuur on ju selline, et meil on ikkagi väga suured piimatootjaid, nagu te teate, 88% Eesti piimast toodetakse farmides, mis on üle 100 lehma, ja ligi 40% piimast toodetakse farmides, kus on üle 600 lehma, et see liikmete arv ei ole nii suur, et meil oleks probleemi nende kaasamisega, et sellised nõukogude ja juhatuste teemad peaksid võib-olla tegelikult minema järjest tihemini ikkagi üldkoosolekute teemadeks, et liikmed oleksid kõik ühesuguse infoga kaetud ja see vähendaks infomüra, hirmude ja ka pahatahtliku info levitamist. Pikaajaliste strateegiate koostamine, nende olemasolu, et igal juhul on vaja kogu aeg pikaajalisi strateegiat koostada, neid on vaja muuta, kui aeg muutub, kui keskkond muutub, keskkond ja aeg muutuvad pidevalt täna. Me jällegi näeme, mis võib juhtuda, meil oli alles 4 aastat tagasi nii-öelda Vene turg kadus ära, täna me oleme Euroopa Liidu see mõjutas kõige rohkem Ida-Euroopat, täna me oleme Euroopa Liidu teises otsas, kus Brexiti tõttu võivad turud ära kaduda, et suurtest poliitilistest muutustest võib turg järsku muutuda ja me ei saa sinna midagi teha, aga see probleem on üleöö meie õuel ja meie ühistud ja farmerid peavad sellega hakkama saama. Selleks ainukeseks võimaluseks on omada strateegiaid, omada kogu aeg nii-öelda plaani B-d ja C-d, kui midagi peaks muutuma, mida teha siis, sest me võime näha, et ettevalmistusaega ei pruugi olla, et ülemineku aega ei pruugi olla, kui mingi suur muutus tuleb, et selle paindlikkuse sisse planeerimine oma strateegiatesse on ülioluline. Ekspertide kaasamine siin on ülioluline, maailma paremate praktikate ülevõtmine, siin me peaksime olema paremad, me võib-olla oleme natuke liiga jäärapäised, me kuidagi arvame, et aga meil Eestis on asjad teistmoodi ja meie oleme teistmoodi ja me ei saa täpselt ikka nii teha nagu Uus-Meremaal, Iirimaal või Saksamaal või Hispaanias. Jah, mingis mõttes ilmselt tuleb ka neid strateegiaid kohandada, kuid suures piiris kirvetöö saaksime ära teha kindlasti nii, nagu on parimad maailma näited ja võib-olla selle viimase Kalliskivi lifti võime siis teha Eesti uurimugriga. Ja kui ikkagi vaadata neid näiteid, et Vahur küsis siin, et kas Iirimaa ei mõtle üle piiri üleste ühistute loomisest, nende asukoht on ka selline ja nad täna on mõlemal Iirimaal, varuvad piima. Aga me tõesti näeme, et kuidas siis algul Taani ja Rootsi põllumeestest tekkinud suur piimaühistu on täna laienenud siis ka UK-sse ja Põhja-Saksamaale ja Poola. Et see on võimalik, meie oleme loomulikult siin oma piimakogustega nii väikesed ja nii Eesti kui Läti peavad ka müüma circa 50% oma piima ekspordiks, siis tegelikult tuleb meil konkureerida ja olla efektiivne igas mõttes, et parem piimahind ja stabiilsem piimahind oma liikmetele koju tuua, et siis tulevikus me näeme küll seda, et ilmselt, et mahusurve kogu aeg kasvab, et kui siin ehitati veel 20 aastat tagasi 500 tonniseid tehaseid ja siis 700 tonniseid tehaseid, täna me näeme, et suured piimatööstused, piimamaad ehitavad 3000 tonniseid tehaseid, ma nimetan siis päevas piima vastuvõtuvõimega, et siis ilmselt, et kõige paremini oma liikmete huvides seista, ei ole kaugel see aeg, kui Eesti ja Läti ja Leedu ühistud peaksid selgasi kokku panema ja ühiseid strateegiaid looma hakkama, et oma liikmete huvidest paremini seista. Sellega on minu ettekanne lõppenud. Suur tänu teile ja järgmise korrani. Suur aitäh Jaanusele ja kohe lülitatakse ka mikrofon tööle. Jaanus, sa ei maininud sõnagagi, kuidas on edenenud suurprojekt, mis peaks Paidesse ju kerkima meil ühistuline suur piimatööstus. Palun räägi paar sõnaga sellest. Jah, suures projektist rääkida, siis selleks läheb ikka mitu tundi, aga suurprojekti arendamine läheb plaanipäraselt. Viimane ehitushange lõppes see kuu ära
6 ehitajat esitavad, 6 paremat ehitajat esitavad oma parandatud pakkumised veel 30. novembriks kella 2. Ja nagu te siis teate, et kuu lõpuks, detsembri lõpuks on vaja siis kõikide hankete kokkuvõtteid esitada PRIA-le, 28. detsembriks täpsemalt. Nii et oleme oma tegevustega graafikus, hankeid on läbi viidud väga palju, seadmete rahvusvahelised hanked on juba aasta tagasi läbi viidud, nende hangete võitjate järgi ja selle tehnoloogia järgi on disainitud ja joonistatud siis hoone ja nüüd on siis ka hoone hange välja kuulutatud, et kuna siin on palju juttu olnud, et piimandusinvesteeringud on väga kallid, et roostevaba on kallis, siis jah, et ütleme, et circa 100 miljonisest projektist umbes 2/3 on siis seadmed ja roostevaba metall ja kõigest 1/3 on siis hoone, kuigi hoone pindala on 23 000 ruutmeetrit. Aitäh selle vastuse eest. Väga hästi sa tõid välja, et piimandus on eelkõige mahuäri. Ja mind pani täitsa mõtlema, kui ma kuulsin hiljuti väidet, et näiteks selleks, et toota laktoosivaba piima, et see seadmestik osta tööstusesse, peaks selle tööstuse päeva piimakogus, mis ta sisse võtab, olema vähemalt 2000 tonni. Ja kui me arvestame, et Eesti päeva piimakogus ongi 2000 tonni, siis me näeme, et kaasaegsete innovaatiliste tehnoloogiatega kaasaminemine tähendab meie jaoks kogu Eesti piima kokkupanemist. Ja nüüd on, Jaanus, mulle sulle veel üks küsimus. Ma arvan, sa oled selle peale viimastel aastatel päris palju mõelnud ja äkki sa oskad täna meile midagi kosta. Et mida oleks vaja teha selleks, et enamus Eesti piimatootjaid sooviksid astuda piimandusühistu e-piim liikmeks? Eks neid samu asju, mis räägitud on, et tootjad peavad ise omavahel suhtlema, see on tootjate enda tegemised, täna me oleme selles, et kus ühistud omavahel konkureerivad, meil on palju varumisühistuid, ka varumisühistud ei ole omavahel liitunud, mis oleks ju täiesti loogiline, et neil oleks veel suur varumismaht. Et selles seisus me täna oma arenguga oleme ja ilmselt asjad võivad paremaks minna siis, kui sellest rohkem rääkida, teha konverentse nagu täna ja eks meil kõigil on selles mõttes lihtsalt arenguruumi. Aitäh, Jaanus! Aitäh! Ja sa oled teeninud ära kingituse. Sellepärast ma tulin. Aitäh!